tere, armas teekaaslane, minu nimi Stella Shakti, olen Ekstrasens kanaldaja, energiate õpetaja ja täna teeme kaardilugemise, mis on sind ees ootamas maikuus. Imeline ärkamise, suure valguse tulemise aeg on meid ees ootamas ja elul on sulle kindlasti palju imelisi üllatusi plaanis ja täna piilumegi siis natukene oma tuleviku potentsiaale, vaadelda, mis imelised võimed ja võimalused on meie elus avanemas, nii et selline positiivne, toetav ja julgustav kaardilugemine kõigile, kes soovivad kogeda, et see maikuu on elu kõige ilusam ja nii ka iga järgmine. Läheme esimese lugemise juurde. tere, armas, sina valisid selle kauni kaardi sõnumiga, et nüüd on aeg tõusta kõrgemasse energiasse, et praegu on oodata sellist suuremat energia juurdevoolu. Ole tähelepanelik, missugused energiadünaamikad su elus parasjagu valitsevad, et sa läheksid kaasa nende hoovustega, mis sulle tegelikult meeldivad, et sa julgeksid vastu võtta need võimalused, need ideed, mõtted, inspiratsiooni, juhatuse, mis tekitab sulle tõesti head tunnet. Et kui sa oled tundnud, et sa oled mingis mõttes nagu olnud oma teelt natukene eemale kaldunud, siis nüüd elu aitab sind väga hästi tagasi. Ja oluline on, et siis mitte lihtsalt lasta oma igapäevatoimetustel liiga palju segatud saada, et need ei muutuks sulle segavaks, et katsu ennast sellistest välistest häirivatest teguritest välja lülitada, et tulla tagasi selle juurde, mida sa tõesti armastad teha, et mitte lihtsalt aega veeta, vaid kasutada seda aega kasulikult. Et nüüd on aeg endale seada sihte, on aeg otsustada, missugune see uus elu peatükk on, mis sulle tulemas on, et siin on vaja teha iseenda jaoks selline konkreetne, selge otsus, et minu elu sellel kuul on nüüd täpselt selline. Ehk siis teadvusta seda, et isegi kui sa ei tea täpselt kõike, mis ees on ootamas, sa saad alati tellida neid tundeid ja neid hoovuseid läbi oma taotluste, läbi oma otsuste, mida sa kogeda tahad. Et enam ei ole aeg oodata, vastupidi, et nüüd on aeg julgelt tegutsema asuda ja plaane seada ja otsustada, valida ja tehagi esimesed sammud täpselt selles suunas, kus sa tahad, et sa siis kuu aja pärast või ka aasta pärast, et sa võid ise valida, mismoodi sa seda plaani teed, et kuidas sa soovid, et su elu läheks. Praegu on ka väga hea aeg, et suhelda valgusmaailma abilistega, omaenda kõrgema mina tarkusega, mediteerida, küsida juhatust algallikalt ja siis kindlasti ka austada neid sõnumeid, et kui sa need juhatused enda seest saad ja mingid äratundmised, siis mitte lihtsalt, et tuli jah mingi sõnum, vaid et päriselt kuulatada ja tunnetada, et see ongi sinu kõrgeim missioon, ongi oma sisetunde järgi hästi konkreetselt, hästi julgelt siis ka astuda oma teel, et sa oled oma elus väga paljude jaoks ka ise teejuhiks ja see, kuidas sa elad, on inspiratsioon väga paljudele. Ning seda inspiratsioonivoogu sa saad alati võimendada, et esiteks teed taotlused, ma taotlen mõista, mida süda ja armastus läbi minu kogeda tahab ja ma valin tõusta sellesse energiasse, kus ma olen määratud olema oma kõrgema potentsiaali kohaselt. Et igasugune maagiline uus algus hakkab minust endast peale ja võid teha lausa sellise nagu pühitsustseremoonia, kus sa lähed loodusesse ja joonistad mõttes enda ümber sellise maagilise ringi ja tuled selle ringi keskele ja tunnetad looduse energiat ja tunnetad, et sul on hästi turvaline, et sa oled hoitud ja tunnetad seda, kuidas loodus sind väestab ja jõustab
ja looduses olles sa võid ka saada väga imelisi sõnumeid uute alguste kohta. Ja kui sa oled midagi ära tundnud, et jah, seda ma tahan, siis sõnasta see taotlus hästi konkreetselt, hästi julgelt, hästi selgelt enda jaoks. Väga hea on ka kirjutada oma taotlusi, sest et sageli kirjutades me saame veelgi selgemalt aru, mis on nagu tõesti kõrgemalt poolt antud, sest sellega kaasneb kõige kõrgem enesetunne ja kui sa seda kirjutad, siis sa saad ka seda täiendada või muuta, kui sa tahad. Et sellel kuul sa oled kutsutud olema tõesti nagu selline sätendav ja särav jaaniussike, jaanimardikas, kes valgustab oma tõe äratundmisega ka teisi. Et selline võimas omaenda elu looja rolli astumine tuleneb sellest, et sa tahad, et sa julged tahta, mida sa päriselt tahad ja sa julged seda tunnistada ja sa julged selle info vastu võtta ja julged tunda kõiki neid imelisi tundeid, mis sellega kaasneb, kui sa puudutad oma mõttega seda õiget ideed. Kui me teeme oma elus õiget asja, mis on meie kõrgemaks hüvanguks, mis on meie tee luua ja teha ja tuua, siis on meil sellega seoses ka väga hea enesetunne. Ja kui sa tajud, et sa oled kuidagi sellisest heast tundest eemale läinud, siis katsu rohkem liikuda, tee sporti, pane enda energiat taas vurisema, et sa tunned, et sa oled tõesti eluenergiast pakatav. Kõik, kellega sa kokku puutud, saavad sinu valgusest tervendatud ja tervenemise teele juhatatud, et ära alahinda enda kohaloleku ja enda lihtsalt olemasolu väärtust. Meil ei ole vaja vahel midagi teha peale selle, et me lihtsalt anname teistele ruumi, olla need, kes nemad on ja õppida oma õppetunde ja saada oma kogemusi. Oleme kannatlikud enda ja teistega, aga samas me ei lase ennast oma teelt minema pühkida. Kui teised on näiteks mingisugustes oma draamalugudes või rasketes kogemustes, siis sina oma eeskujuga saad näidata, mida tähendab olla avatud ja lubada taas paradiisi sagedusel oma ellu voolata. Ja seda kogemust me saame igapäevaselt praktiseerida, näiteks läbi hingamisharjutuste, muuta ennast vastuvõtlikumaks kõrgsageduslikele ideedele ja läbi meditatsiooni. Kui me nii-öelda ei tee mitte midagi, toimub tegelikult meie energiakehas suur vabanemine ja selles vabanemise kogemuses me saame ligipääsu kõrgematele teadmistele, kõrgemale infole, mis võib-olla niimoodi ringi rabistades meile nähtav ei ole. Nii et kui sa ei tea, mida teha või kuidagi on keeruline mõista ennast, siis pigem võtta aeg maha ja siis sa saad algallikalt sellise jumalikult inspireeritud energiaimpulsi ja usalda siis seda voogu, mis sulle tuleb. Võid ka appi paluda Peangel Zarieli, kes saab sind toetada sinu andmise ja saamise tasakaalu tugevdamises ja loomises ja aitab sul mõista universumiga koos loomiseks vajalikke töövõtteid või hoiakuid, eluhoiakuid. Peangel Zariel. Kallis Peangel Zariel, palun aita mul näha, kuidas ma saan luua uue tasakaalu seisundi, mis on nii minu kui kõikide kõrgemaks hüvanguks, on mind toetav, päästav, jõustav ja mil moel ma saan olla parimal viisil ka teiste jaoks kõrgemas teenistuses. Ja jällegi siin tuleb siis soovitus, et kirjuta universumile kiri, teades, et universum armastab sind, universum tahab sulle tuua su unistuste täitumise. Kirjuta oma südamest, nii nagu sa tunned, missugust abi sa vajad
mida sa soovid maailmale anda ja missuguseid ressursse või arusaamisi või taipamisi või kogemusi sa soovid ise vastu võtta. Sellised sõnumid sulle, kallis grupp number 1, soovin sulle kaunist maagilist maikuud. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. Ja läheme grupi number 2 lugemise juurde. Armas grupp number 2, sinu jaoks on praegusel hetkel hästi suureks teemaks on partnerlus ja koosloomine ja ühiste ideede ja ühiste projektide ellutoomine. Et ükskõik, kas see on romantiline partnerlus või ärialane suhtlemine. Et praegu on igasugune südamest südamesse ja tõesti selline siiras suhtlemine suureks abiks. Ja kui sa tunned, et sul on raske ennast selgelt väljendada, siis hinga endasse austust, kaastundlikkust ja mõistmist, et need aitavad kõikides partnerlustes ja kõikides suhetes jõuda kõrgemasse sagedusse. Ja see, mis su elus praegu siin maikuus toimub, on tõesti jumalikult juhatatud, see on sinu kõrgema elusaatusega väga hästi kooskõlas. Sinu elukutse sul on siis olla võimalikult lahke ja sõbralik, aga samas ka aus ja siiras ja luua selline hästi südamest südamesse kogemus, kus sa õpid kõrvale panema täielikult oma ego ja keskendu rohkem tänulikkusele ja sellele, kuidas sa saad teiste jaoks parimal moel teenistuses olla ja elada läbi oma südame. Et selline suure hirmupagasiga asjadesse suhtumine võib lihtsalt olukordi mürgitada või mingeid imelisi projekte praegusel hetkel muidu aeglustada või muuta kuidagi ebasobivaks. Et katsu ka iseennast rohkem väärtustada ja kiita, kui sa oskad ennast väärtustada ja kiita, mis sellest, et meil on kõikidel omad head küljed, aga on ka omad puudused, kui me oskame endas näha neid tugevusi ja seda, mis on meis hästi, oskame seda ka teistes. Mis energias on su partner? Su partner vajab praegu hästi seda, et sa oskad talle hoida nii-öelda ruumi, et ta saab iseenda seest tunnetada, vaadelda mingisuguseid kohti või mõtiskleda mingite teemade üle. Et väga hea, kui sa oskad anda sellist nii-öelda vaikuse aega, et mitte kõik aeg ei ole niimoodi täis mingeid tegevusi või jagamisi, vaid et pigem on selline ruumi hoidmine see, mida sul palutakse teha, et sa oskad olla kohal, samas liigselt sekkumata teise inimese sügavatesse sisekaemusprotsessidesse. Ja samas on sulle soovitus, et kasuta seda maikuu energiat, et ennast ja oma suhtumisi vaadelda oma käitumisharjumusi ja et sa lubaksid endal ka olla vaba ja see, kes sa tõesti oled. Et mitte hirmu pärast ei loo oma nii-öelda nagu selliseid suhtumismustreid, vaid et kõikidel on lubatud olla nii, nagu nad on. Ja samuti on sul lubatud olla nii, nagu sina tahad olla, hästi vabalt, hästi julgelt sina ise. Ja siis, kui sa annad endale ja teistele võimaluse olla hästi vabalt, nii nagu nad parasjagu olla tahavad, siis see annab sulle võimaluse mõista ja annab sulle sellise suure kergenduse tunde, et selle vastandiks võiks olla siis selline kontrollida tahtmine või pidev mingisuguse oma nägemuse peale surumine või nõudmine, et asjad peavad olema nii, nagu mina tahan,
vaid et luba olla endal nii, nagu sina tahad, aga luba ka teistel olla vabas oma voolamises. ja selles vabaduse tundes, kui sa tunned, et siis niimoodi hästi loomul tasa kerkib sinust mingisugune sõnum, mingi arusaamine, mingi juhatus, et siis sa julged seda ka selgelt väljendada. kui me väljendame oma tõde läbi südame, siis on seda teiste südametel palju lihtsam kuulda kui selline hirmu pärast asjade väljendamine. et jäädes enda tõele truuks, oled sa oma väes, et hoia oma kõrgeimat visiooni selle kohta, kes sa oled, tunneta, joonda ennast oma kõrgema olemuse mõistmisega. seda saab teha läbi meditatsiooni, läbi reiki, läbi rahunemise, läbi ka looduses olemise, et ka loodus võib väga hästi sind aidata. eriti kui siin on olnud selliseid negatiivseid või hirmunud eluhoiakuid, et siis palu, et loodus puhastab kõik need mõttemustrid ja kõik need jusud, et sa saaksid jällegi tunda, et elu armastab sind, sest elu tahab sulle tuua parimat, aga võib-olla siin on olnud hirm, et äkki jälle läheb midagi valesti või halvasti. et siis sa võid appi paluda seleniidi energiat ja paluda, et seleniidi energia aitaks sul hoida sinu kosmilise kõrgema mina olemusega ühendus hästi tugeva ja võid ka igapäevaselt teha sellist reikitamist või hingamist läbi oma tšakrate, just need ülemised keskused hästi lahti, et oleks oma jumaliku algessentsi allalaadimine hästi puhas. ja väga hästi võib aidata ka laulmine, et ka näiteks mantrate laulmine aitab hoida kroonkeskus hästi avatuna, et siin on vaja jälgida maikuus oma mõtteid, et ei läheks sinna tondirongidele nii-öelda, vaid et keskenduks sellele, et oli, mis oli, ma olen valmis kõik vabastama, et ma andestan. ma andestan ja vabastan. ja andestamine ei tähenda seda, et ma pean midagi heaks kiitma, millega mul ei ole hea tunne. aga andestamine tähendab seda, et ma ei takerdu nendesse lugudesse enam, ma annan need lood algallikale. annan need algallikale lahendada ja tunnetan endas jälle sellist puhtust ja vabadust, siirust, süüta puhast valguses olekut. praegu on siis aeg tegeleda oma elus just nimelt sellisele iseenda vaimsele olemusele tugeva vundamendi loomisega. et tea, et see, kui sa oled hästi enda kõrgolemuses kohal, on kõikide jaoks tegelikult tohutult suur inspiratsioon, et ära alahinda enda olemuse, enda kohalolu tervendavat väge. et lihtsalt see, kui sa oled see, kes sa tõeliselt oled ja sa tunnetad enda algessentsi, siis see kiirgub sinust kõikides suundades ja see on tegelikult kõikide sind ümbritsevate jaoks väga tervendav. ja kui sa tajud, et sul on raske seda oma algessentsi tajuda, tunnetada, siis on soovitus, et tegele stressi vabastavate praktikatega, on need hingamisharjutused, massaažis käimine, mis iganes sul aitab jälle tunda ennast rohkem lõdvestuses, maanduses, rahus ja tasakaalus. praegu elu kuidagi väga soovib, et sa lubaksid endal ka puhata, et võimalik, et oled hästi palju kiirustanud või ringi sebinud, et praegu on suurepärane aeg, et julgeda vooga hästi kaasa liikuda, nagu kotkad lendavad taeval. et kotkas eriti tiibu ei liiguta lennates, et ta pigem tunnetab seda hoovust, mis parasjagu on ja liigub selle hoovusega kaasa. ja julgeb liikuda sinna, kuhu see hoovus siis viib, et see võib ka sind väga palju aidata, et sa lubad endal
rohkem lõdvestuda ja usaldad, et see rahunenud meel ja rahunenud olek kannab sind hästi edasi, et pigem tulla sellisesse naisenergiasse, lõõgastusse ja see annab sulle sellise tugeva sisemise väestatuse ja väe. Ja kui sa tunned, et sa oled kuidagi liiga lössis, liiga pahuksis sellega, mis on, siis usalda oma intuitsiooni ja astu sammud niimoodi, et sul jällegi oleks parem, et sa paned enda hea enesetunde esikohale ja ei anna alla. Sest et just nimelt see armastus ja õrnus sinus, just see naisenergia kuidagi siin maikuus sind hästi-hästi hakkab kandma. Et vahel me võime arvata, et ma ei tee midagi, et siis ju midagi ei muutu, aga tegelikult väga palju toimub just siis, kui me laseme algallikal enda eest toimetada, et me teeme otsused, kuidas me elada tahame. Aga see, mis meid tõeliselt siis edasi aitab, ongi see, et universum astub meie eest ka need sammud, mitte et meie peame kogu aeg midagi tegema, rabelema, üritama, pingutama, vaid et elu oskab meid aidata. Ja tuleb selline kaunis roosa kirjakene sulle maikuuks sõnumiga toimivad suhted. Kallis ja hea, lähedus, intiimsus, usaldus ja tõeliselt rõõmu pakkuvad suhted vajavad aega, tähelepanu ja segamatut kohalolu. Seda vaja võtta edaspidi ka selgemalt oma nädalakavasse, mitte lihtsalt unistada. Jah, see räägib jälle sellisest lõõgastunud ja naudingu ajast pigem. Et kui esimene grupp siin oli hästi sellises tegutsemisvoos, siis mul on tunne, et kallis grupp number 2, sina oled pigem kutsutud võtma rahulikumalt seda kuu energiat ja mitte nii palju rabistama või otsima oma peas, et mis ma nüüd pean tegema ja mis ma nüüd pean tegema. Et seda tulevikku me saame planeerida ka täielikus rahuenergias, sest et kui me tellime, et kallis algallikas, aitäh, et sa suunad mulle õigel hetkel õige kogemuse, õige arusaamise, õige inspiratsiooni, siis usalda mind, sa tunned ära, kui on aeg jälle samme astuda, et praegu on võib-olla aeg lihtsalt natuke energiat koguda ja uuteks ettevõtmisteks ennast kosutada ja nautida. Eriti kui sul on olemas kallim, et siis võtta aega selliseks intiimseks, rahulikuks koosolemiseks ja naudinguteks, et mitte elu ei ole lihtsalt selline asine asjatoimetuste tegemine, vaid et elu mõte on ikkagi ka nautida oma elu. Ja võid appi paluda ka Lord Vivisilli. See on selline ülestõusnud meister valguse energia, mis aitab sul tunnetada üks olemist kogu universumiga. Et hästi selline naisenergiasse tulemine, ma tajun, on see maikuu. Et maikuus siis tunnetada eriliselt enda naisenergia ürgväge ja see ongi intuitsioon. See ongi nauding. Naisenergia oma küpsuses naudib igat kogemust ja loob igat kogemust läbi sellise pehmuse ja voolamise, mitte nii palju siis struktureeritud ja etteplaneeritud käitumise. Et võimalik, et siin on praegu vaja, et sa tuled hästi rohkem naisenergiasse, et su partner saaks tulla rohkem meesenergiasse ja võimalik, et sul on vaja hoida ruumi, et meesenergia tunneks ära, mis on õige suund tegutseda, et siis mitte tagant kiirustada ja survestada, vaid pigem lasta lahti sellisest kontrollimise ja survestamise energiast ja lasta oma partneril ise jõuda sellesse kohta, kus ta julgelt asub looma ja tooma seda energiat, millega on kõige parem enesetunne.
et siin on vaja jah sellist kasutada arukat oma energia kasutamist, leida tasakaal tegemise ja olemise vahel. Ja sa suudad seda väga hästi sellel kuul, et see tuleb sinu jaoks kergusega, see tulebki läbi loomulikkuse ja läbi rõõmu ja selline naudingute küllane kuu, kui oma energiaid õigesti kasutad. Ole õnnistatud. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. Ja läheme grupi number 3 juurde. Tere, armas grupp number 3. Sinu maikuu sõnumiks tuleb täielik sukeldumine. Täielik mingisse teemasse, mingi projekti panustamine kogu hingest. Anda endast 100%, et need kogemused saaksid imelisel moel lahti rulluda. Et siin on suure tõenäosusega juba selline inspiratsiooni Pegasuse voog sind tabanud ja sa oled aru saanud, et jaa, seda ma tahan teha, nii ma tahan olla. Ja tõesti see voog võtab sind justkui neelab täielikult endasse, et siin on aeg oma loovuse väravad teha pärani lahti ja lubada kõikidel nendel värvitoonidel, kõikidel nendel tunnetel, emotsioonidel, suurtel ideedel jõuda mingisugusesse vormi, mis võiks olla siis ülendav ja tõstev ka teiste jaoks. Et just nimelt see tugevate tunnete läbikogemine, on see siis suur sügav armusuhe või on see mingisugune suur sügav kogemus iseenda armastamise teekonnal, see võib olla ka väga rasketest tunnetest läbitulemine ja taas valgusesse tõusmine. Et kõik tunded, mis sulle praegu antakse, on sinu justkui värvipaleti jaoks, et sa saaksid nende tunnete läbi lasta voolata. Et see võib olla ka, näiteks kirjutad mingid raamatud mingisuguse teema lahendamise kohta või mingisuguste kogemuste kohta, et siis luba endast neid värvispektreid ja gammasid endast täielikult läbi tunda, mida sa tajud, mida sa tunned. Et kõik, mis sa praegu puudutab, muutub nii-öelda kullaks, et sind on ees ootamas suured õnnistused, aga väga oluline sellel teekonnal on, et sa oleksid avatud ka vastuvõtmisele, et mitte see, et ma tahan anda, vaid et julge ka väärtustada seda, mida sa annad. Julge küsida elult, mida sa vajad, mis ressursse sa vajad, missuguseid, ma ei tea, kliente või inimesi sa enda ellu soovid või milliseid partnerlusi, milliseid tundeid, milliseid äratundmisi, milliseid taipamisi, et ole hästi avatud, et sa oled kuidagi väga suurde loomevoogu kutsutud tõusma ja selles kogemuses on sul vaja olla hästi enda südamele truu, et nii nagu sa mõtled, nii sa ka ütled ja nii sa ka teed. Ja et sa väljendad ennast, siin võib olla just see sõnaline väljendus ka väga oluline. Et panna oma otsused ja valikud nüüd tõesti enda jaoks kirja. See võib olla ka väga võimas manifesteerimine, et see, mida sa oled kutsutud looma, on su enda elu inventuur nii-öelda. Et vahel meil on väga kasulik teha oma elu ülevaatus. Kes ma olen, miks ma siin olen, kuhu ma olen teel, millist abi ma vajan. Väga hea pöörduda palves ka oma valgusmaailma abiliste poole, sest praegu oled sa universumiga koos loomises ülimalt hoitud, sa oled ülimalt juhatatud, sulle tuleb juba teiselt kaardilt välja vaalaenergia. Vaalaenergia näitab
väga küpse hinge, väga rikkaliku varakambri avanemist. Ehk siis võimalik, et sinus võivad avalduda ka läbi mitmete elude kogutud talentide hoovused, mis järsku justkui purskuvad läbi sinu, et sa tunned, et nii, nüüd ma tahan kirjutada, nüüd ma tahan laulda, nüüd ma tahan maalida, nüüd ma tahan mida iganes sa tahad luua, et see looming on jumalikult juhatatud ja sellel on määratud olema väga kõrge tulevik, öeldakse niimoodi, et see ei ole sulle lihtsalt, et kirjuta enda sahtlisse, vaid et tõesti see, mis sulle on antud sulle jagamiseks ja väga õnnelik pereelu, väga õnnelik oma elu nautimine on sinu jaoks kaartides kohal, mis tähendab seda, et kui sul ei ole praegusel hetkel õnnelikku suhet või õnnelikku pereelu või on mingisugused takerdumised, siis niipea, kui sa julged väljendada, ma armastan seda, ma armastan seda, ma armastan seda, universumile kirjeldad, missugust elu sa tõeliselt armastad, mida sa päriselt naudid, siis need justkui sellised sädemekesed, need sinu soovi sädemekesed panevad universumi suured valguse hoovused sinu kasuks tööle. Et sa muutud läbi oma otsuste ja valikute suureks magnetiks nendele kogemustele, et hoia oma taotlused hästi puhtad ja tänumeeles. Tuleb sulle universumilt selline kiri, armastuse õis. Nagu kaunis vesiroos, juured sügaval pimedas mudas, võib ka sinu minevik olla tume ja teadmatuses, kuid ka sina oled kutsutud end sirutama valgusesse, õitsema iseendana, juured sügaval, mõtted tähtedes säravad, elu õitsengus. Et just, et ükskõik, kus sa tuled, ükskõik, mis su elus varasemalt on olnud, see kõik teenib sind, see on vajalik. See, mida sa oled varasemalt kogenud, on sulle vajalik kütus ja materjal, et sa seda kütet kasutaksid enda tulevikuprojektide väestamiseks. Nii nagu me paneme väetist taimedele, samamoodi meie elu nii-öelda need pimedamad kogemused ja raskused võivad meil olla tegelikult äärmiselt suureks inspiratsiooniks, et luua midagi, et näiteks aidata inimesi, kes tulevad ka sellistest kogemustest välja. Ja kui sa tunned, et voog on kuidagi takerdunud, ei ole seda päris head minekut, siis korista, tee korrastust, korrasta oma mõtted, korrasta oma kodu, tee oma töölaud korda, kus taga sa tahaksid seda projekti teostada ja sa näed, et see inspiratsioonivoog hakkab jälle taas mõnusalt sind kandma. Sellised sõnumid, kallis grupp number 3, loodan, et saite siit üht-teist kasulikku, soovin teile, kuidas seda öeldaksegi, säravat, voolavat sulge, kes on siin kirjutamas või siis ka õrna pintslit, et oleks jõudu seda hoida, kui oled maalimas. Mida iganes oled ette võtmas, siis tead, sul on praegu hästi suur universumi toetus. Õnnistuste voog sinu elus tahab võimenduda ja suurenduda ja sul on praegu imeline võime kaasluua koos universumiga täiesti uues väes, täiesti uues valguses uus kogemus. Ole õnnistatud. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest.